nii, väga hea. Siis alustame tänast seminari, kuidas rääkida lapsevanemaga. Mina olen Karl-Erik Saks, nagu eelnevalt oli tutvustatud. Tegemist olen siis nutinõustajaga ja hetkel töötan Tartus Melivas, eelnevalt ka Tritos, äh, nii veebi kui ka siis kohapeal. ja ma räägingi alustuseks endast, et miks ma üldse väärin olema digimentor, sest et mul on just digimentor videomängude mul on 30 aastat kogemust mängukultuuriga, seal pildi peal olen mina 95. või 6. aastal mängimas oma suure koobaka lauaarvutiga, mis ei mahtunud taskusse nagu tänapäeva nutitelefonid. Ja kuidagi on juhtunud niimoodi, et kui teistel viskas vaikselt videomängundus üle kuskil seal põhikooli kandis, siis ma jäin seda mängima. ja eks vanemad olid ka, et millal sa muid asju hakkad tegema ja nii edasi ja naa edasi. Ikka mind kuidagi jäi huvitama see kultuuriruum nii palju, et lõpuks sai ka magistrikraad siis mängu-uuringute teemal kirjutatud. pärast mida siis vanemad ka nägid, et ju siis vist on ikkagi tegemist tõsiseltvõetava kultuuriruumiga. ja viimased 5 aastat, magistrikraadi ma tegin siis 8 aastat tagasi, 2017. aastal. pärast seda käisin rääkimas erinevatel mänguekspodel, tegin esinemisi, podcast'i salvestusi ja viimased 5 aastat olen ma siis töötanud nii-öelda kogemusnõustajana, aga fokusseeritud ühe teemaga nii erapraksises Melivas kui ka koolides. et 2 aastat töötasin ka Tartu Herbert Masingu kooli nõustamiskeskuses koos laste ja lapsevanematega. ja mida minu töö nutinõustajana endast kujutab? minu eesmärk on tõlkida mängukultuur mänguvõõrast. et päris palju oli tol hetkel, kui ma nõustamist õppisin küll teiste teemadega, terviseteemadega, siis nähti ka päris palju vajadust minu ekspertiisi järele mängumaailmas, sest et on nii palju lapsevanemaid, kes ei saa aru sellest, mida nende lapsed mängumaailmas teevad. ja eks see mängukultuur ja ruum on nii-öelda ütleme ingliskeelne, natukene ka areneb väga ruttu, mistõttu sellest ongi noh, täitsa mõistetav, et vanemad ei jõua sellega takti pidada. ja siis ma võtsin üheks enda eesmärgiks uurida äkki paremaid siukseid nii-öelda nagu meetmeid, kuidas saada kontakti, võib-olla uurida, milliseid mänge lapsed mängivad, siis seletada neile nii-öelda eesti keeles, mida need mängud konkreetselt tähendavad, mida nende lapsed seal mängudes teevad, näiteks mida need mängud arendavad, mida need mängud ei arenda. ja olen ka töötanud siis murelike elukaaslaste ja või ka mängulembeliste inimestega endiga, kes tunnevad, et neil endal on probleeme ja on vaja leida paremaid nii-öelda harjumusi. nii. ja nõustamisena siis ka ma ei ole terapeut, ehk siis ma üldjoones olen sihuke esimene tasand ka selles, et kui inimesed tulevad näiteks murega, et äkki on tegemist mängusõltuvuse asjaga, ma saan uurida, vaadata, kas on probleemne käitumine või on täiesti tavaline lapse käitumine. ja kui on see, kui sihuke näiteks on ka näha nagu probleemi muresid, siis oskan ka suunata täitsa edasi teraapiasse, terapeutide juurde. et see on lühidalt minu töö. ja ma tooks välja ka väiksed punktid, et kõige tähtsam on see, et ma ise ei ole kahjuks lapsevanem. mis tähendab ka seda, et see võib jätta endast väga sellise mulje, et jälle tuleb mingi lastetu inimene seletama, kuidas oma lapsi kasvatada. et ma loodan, et seda esitlust ei tõlgendata siin nii-öelda kasvatusõpetusena. ma tajun, et laste kasvatamine on keeruline, lastevanemate käed on nii või naa asju täis, igaühe kasvatus on asi. et minu eesmärk nende küsimuste seadmises, mis meil siin nagu välja tulevad ja edasijuhatuses ongi, et see, et mõtestada oma laste nutikäitumist, oma mängukäitumist ja võib-olla ka enda mängukäitumist, sest siit saab päris palju mõtteid ka tõenäoliselt eneseanalüüsiks. ja peamiselt olengi siis nii-öelda mängukultuuri esindaja. mängin endiselt mänge, käin kursis mängu-uudiste asjadega, ehk siis tunnen ja tajun, et oskan tõlkida seda. ja noh, üldiselt oleks see siis idee baas nii-öelda ja tööriistakomplekt teadlikkuse tekitamiseks, et ja mured käivad mängudega kaasas, mis võib-olla ei ole nii adekvaatsed mured või noh, kõik mured on adekvaatsed, aga millal näiteks on mure suurem kui tegelikkus. ja võib-olla selle kaudu siis ka aitab ennetada mingisuguseid tulevaseid probleeme.
ja alustaks oma esitlust sellest, et mis on veebimängud. kuna me räägime, kuidas rääkida lapsega veebimängudest, siis on tunne, et mänguväärastel inimestel jääb mulje, et see mängukultuur on hästi homogeenne, hästi selline üheülbaline. aga minu üheks mängu-uuringute nii-öelda magistritöö üheks suuremaks probleemiks oli see, et mida üldse saab videomänguks pidada. ja veebimängude puhul on see veel laiem, et tegelikult mänge on nii palju erinevaid. eks ma olen näinud nagu siukseid halvustavaid artikleid, meil on miljonid mänge ja selle kõigega on probleem, et ja kõik tekitavad sõltuvust, aga ma arvan, et nagu väga raske on üldistada. näiteks ma mõtlengi, et kui te mõtlete siin selle peale, et Minecraft, kus te saate ise luua asju, maailmaid. Roblox, kus on mäng, mis on mänguplatvorm, kus sul on miljoneid erinevaid mänge, mida inimesed loovad, või siis World of Warcraft, mis on vana populaarne a la World of Warcraft ja RuneScape, mis on vanad populaarsed rollimängud. Counter, kus sa saad tulistada või näiteks Call of Duty Rocket League, mis on rakettautodega jalgpall. Tetris, mõistatusmäng, Mario kart on multikalik nii-öelda automäng. Fortnite, mis on sihuke multikaliku sisuga selitulistamismäng, sul on GTA 5, mis on täiesti täiskasvanulik siukene kriminaali mängimine. FIFA, kus Sims 4, kus sa saad põhimõtteliselt elu luua. et kõiki neid mänge saab mingil määral online'is mängida veebis teiste inimestega või ka üksi. aga väga-väga raske on leida nagu mingisugust ühist näitajat, mis nagu kirjeldaks kõiki neid mänge samamoodi. mängude eesmärgid on erinevad. jah, õige vastus on siin väga vähe on neil kõigil mängudel ühist, et sul on sotsiaalseid mänge, sul on mõistatusmänge, on strateegiamänge, on märulimänge, on seiklusmänge, on tulistamismänge ja äh, raske on nii-öelda üldistada nendele kõigile ja sellepärast ma ütlengi, et kui neid küsimusi vaadata niimoodi, siis need võib-olla näitavad ka seda, et või üritavad rohkem minna selleni ka välja, et mis nende mängude puhul on isiklikum, mis nii-öelda mängurile ise meeldib selles või mis nende enda arvates on need asjad, mis väärivad mainimist. ja üks hea moodus, kuidas lapsevanem saab mängude nii-öelda eakohasust vaadata, enne kui küsimusteni lähme, on PEGI reitingud. et need on Euroopas mängudele seatud reitingute süsteem, analoogne näiteks filmireitingutega. on eristatud PEGI 3, 7, 12, 16 ja 18, need on siis nii-öelda vanusesoovitused, mis on soovituslik vanus mängu mängimiseks. ja siis seal on nii-öelda alamkategooriad siis nii-öelda ropendamise, diskrimineerimise, narkootikumide kasutamise, õuduse või hirmu momentidele, hasartmängurlusele, seksuaalsisule, vägivallale ja ka online sisule. PEGI reitingute puhul tasub silmas pidada, et need on juhised, mitte keelud, ehk siis need ei ole seadusandlikud vormid, ehk siis kui sa lähed poodi, kui laps läheb poodi GTA-d ostma, siis teoorias tal on võimalik seda teha, kuigi poemüüja võib öelda, et sulle ma seda ei müü. aga ütlemegi, noh, miski ei piira, et need on pigem siuksed soovitused, millal võiks olla mäng eakohane lapsele. Need ei hinda ka mängu keerukusastet, vaid sisulist sobivust eakohasusele, ehk siis võin öelda, et mängin mitmeid mänge, mis on PEGI 3 reitinguga. see ei tähenda, et mäng on mõeldud 3-aastastele, vaid see tähendab seda, et mängus ei ole sisu, mis nõuaks vanemlikku järelevalvet siis nii-öelda vägivalla või muude asjade osas. et see lihtsalt tähendab, et mäng on sobilik võrdlemisi suurele grupile, demograafiatele. kuigi siin korra on välja, et on toodud PEGil ka see nii-öelda online ja hasartmängurlus, siis siiamaani tihti PEGI reitingud kehtivad mängu nii-öelda offline sisu kohta, kuna see oleks nii-öelda seaduslik regulatoorne õudusunenägu püüda panna reiting kõigile asjadele, mida loovad näiteks mängudes teised inimesed või ütlevad teised inimesed. ehk siis teiste inimeste online loodud sisu, inimestevaheline suhtlus ega ka raha kulutamine ei ole tihtipeale PEGI kaudu, PEGI reitingutes kajastatud ja me paari näite juhul jõuame siia ka hiljem tagasi.
Lisaks esimeseks heaks küsimuseks lapsele, kui te vaatate koos näiteks PEGI reitingut, kui te küsite mingit mängu, mis ta mängib ja vaatate, kas sellel on reiting, siis alati on hea küsida, kas laps ise ka saab aru, miks mängul on kindel reiting, et kas nemad mõistavad, miks täiskasvanud võiksid arvata, üks mäng on näiteks mõeldud 16+ aastastele või 12+ aastastele. kas nad näiteks saavad aru, miks GTA on täiskasvanutele ainult mäng? ja täiesti lõpus me siis lähme ka nii-öelda AI ehk siis tehisaru viitade juurde, kus ma annan ka väikseid tööriistu selleks, kuidas neid PEGI reitinguid leida ja avastada. et PEGil on ka tegelikult eesti keeles lehekülg olemas, aga ta on osaliselt tõlgitud, ehk siis mitte kogu sisu ei ole eesti keeles olemas. Läheme tõsimängude juurde. võtame populaarse mängu Minecraft. mina ostsin Minecrafti, kui see tuli välja 2009. aasta ehk siis 16 aastat tagasi. mind alati hämmastab, kui kaua Minecraft on suutnud püsida kultuurse nii-öelda tähelepanu all ja laste populaarsuse seas. ta on mingil määral ajatu mäng, et minu lapsepõlves ma ei oleks kujutanud ettegi, et ma mängiksin 16 aastat vana mängu. no võib-olla oleks, aga pigem oleks tahtnud uuemaid ja populaarsemaid mänge. Minecrafti hinnang on 7 näiteks, PEGI 7, mis tähendab seda, et on soovituslik 7+ vanuses lastele. põhjendus on sellepärast, et mäng sisaldab kerget ja mitterealistlikku fantaasiavägivalda. ehk siis verd ei ole mängus, ei ole realistlik vägivald, on multikategelased, aga ikkagi vägivald teiste vastu võib olla mittesobiv alla 7-aastastele kajastusena. siin on ka, tuleb välja tuua, et PEGI on välja toonud, internetis mängides tuleb arvestada kasutajate poolt loodud sisuga ning see pole PEGI poolt hinnatud. ehk siis isegi kui baasmäng ise Minecraftist on 7+ nendel hinnatud, siis kõik need erinevad serverid ja sisu ja nii-öelda teised mängijad, kellega laps võib kokku puutuda mängus ei pruugi olla eakohased. ja see on ka üks koht, kus tuleks vanematel tähelepanu pöörata. Lähme teise populaarse mängu juurde, Roblox. siin on PEGI hüüumärk ja see on minu arust päris huvitav asi, seda eelnevas nii-öelda graafikus ei olnud toodud. PEGI hüüumärk tähendab seda, et selle mängu puhul sobib vanemlik järelevalve. miks varasem, kusjuures oli pandud Robloxile hinde, aga nad pidid seda ümber hindama, sest et Roblox ei ole tegelikult üks mäng, ta on mänguplatvorm. ja võib-olla vanemad ei tea seda. päris palju vanemad tõenäoliselt, kelle lapsed mängivad Robloksi, on seda näinud. aga seal on ikkagi mustmiljon mängu, mida lapsed võivad mängida, nad võivad hüpata ühe mängu juurest teise juurde. ja kuigi enamus neist mängudest on laste poolt ise disainitud, läbi noorukite poolt, siis seal võib olla ka mänge, mis ei ole mõeldud lastele, ehk siis sobimatu vägivaldne sisu, horror sisu, muud asjad. et Robloxis tegelikult on omaenda reitingute süsteem, mida saab ka mängude puhul vaadata, aga selleks peavad vanemad natuke rohkem vaeva nägema. kuigi siin puhul võib ka ai aidata, näiteks ChatGPT käest küsida. me toome siis veel näite ühest 18+ mängust, et mäletan, eelmine või paar aastat tagasi AK-s näidati, kus tehti lastele mänguturniir ja kõik lapsed olid vist siuksed 12, 16 aasta vanused lapsed ja nad mängisid Counter Strike'i seal. mis on sõna otseses mõttes 18+ soovitusega mäng. ka ma ise olen mänginud enne 18. eluaastat Counter Strike'i kunagi. ma vist ei olegi pärast 18. eluaastat Counter Strike'i kunagi mänginud. et minu jaoks see mäng ammendas ennast natukene selleks hetkeks. et siin on see soovituslik aspekt. ja et kuigi Counter-Strike näiteks või muud tulistamismängud võivad olla 18+ just seetõttu, et sa saad tulistada teisi inimesi seal ja see mäng mingil määral simuleeribki tulistamismängu nii-öelda terroristide ja terroristide vastaste vahel, siis noh, siin puhul see 18+ on sellepärast, et sul on võimalik tulistada süütuid pantvange, kuigi see võtab su tiimilt punkte maha. et teoorias, kui laps mängib 18+ mängu nagu GTA või Counter Strike, siis see ei pruugi ilmselgelt tähendada, et ta siis muutub ka vägivaldseks, samamoodi nagu lapsed tarbivad ju tegelikult või näevad ka filmides vägivalda ja muid asju, et see teema tuleb meil hiljem kajastusse ka. ja samamoodi nagu teiste mängudega, siis tegelikult Counter Strike 2 ka sisaldada sisu, mis ei ole sobiv ka 18-aastastele mõnel korral. just seetõttu, et see reiting ei kajasta kasutajate loodud omavahelisi interaktsioone. et igast kiusamised ja muud asjad või sotsiaalsed interaktsioonid tegelikult ei ole nendes soovituslikes reitingutes kajastatud. nii. ja siis on muidugi PEGI ja hasartmängurluse probleem.
et ma toon ühe kiire näite ühest eelmise aasta mängust Ballatrost, mis on põhimõtteliselt solitaire. võib-olla vanemad mäletavad Windowsi arvutites solitaire'i kaardimängu. ta on pokkeri stiilis solitaire, sa ostad selle mängu 10 € eest, ta on sul nii-öelda telefonis või mängukonsoolis või arvutis olemas. sa ei saa seal kuidagi raha kulutada, aga PEGI andis sellele mängule 18+ reitingu, sellepärast et seal on hasartmängu nii-öelda promoveerivad elemendid, kuna tegemist on kasiino stiilis pokkerimänguga. ja siis Balatro arendaja tuli välja, et noh, ta ei toeta hasartmängurlust, see lihtsalt on mängustiil. ja ta tõi välja näiteks sinna vastuseks FIFA ehk siis EA Sportsi FC 2026, mis on, või 2025, mis tuleb iga-aastaselt välja, mis on 3+ soovitustega, aga seal saab sõna otseses mõttes inimesed osta endale pimekaste või nii-öelda jalgpallikaarte päris raha eest. annavad neile mängus eeliseid ja võivad olla sarnastatud nii-öelda rohkem sarnased hasartmängurluse mehaanikatele. ehk siis see natuke tuleb ka välja see, et võib-olla see hasartmängurluse süsteem, see, kuidas inimesed saavad mängus raha kulutada, ei ole ka reitingutes kajastatud ja nõuab ka rohkem regulatsiooni. vot. aga lähme edasi siis küsimuste juurde. me tegime Ingeriga koos ka artikli, kus ma panin hunniku küsimusi kirja koos lahtiseletustega meedia.ut.ee lehel, et seda saab kindlasti ka event'i alt kindlasti hiljem uurida. et need, kes ei jõua või ei suuda süveneda, saavad siis hiljem neid küsimusi ja nende küsimuste sisuga lähemalt tutvuda veebi kaudu. et siin on küsimused, mida ma olen enda töös ka kasutanud ja oma esitlustes kasutanud, mis on siuksed head küsimused, kuidas luua kontakti mänge mängiva lapsega, võib-olla noh, tänases kontekstis veebimänge mängiva lapsega. esiteks põhiline küsimus, see on see, et mida seal mängus teha tuleb. et küsida, mis mängu nad mängivad ja mis tüüpi mäng see on, ehk siis ütleks võib-olla lisaks siia ka seda, et need mängud on või need küsimused aitavad lapsel rohkem panna oma sõnadesse seda, mis nad mängivad. ja minu arust see on hästi vajalik oskus, mida on üpris raske ka minu arust täiskasvanute puhtalt selle tõttu, et mängukultuur on inglise keele keskne, seal on oma žargoon, oma nii-öelda väljendid ja asjad ja keel. ja tihti on päris raske ka kirjutada eesti keeles artikleid mängudest puhtalt seetõttu, et eesti keeles lihtsalt ei ole sõnu neile. ehk siis, kui nad oskavad omaette oma sõnadega seletada näiteks, mis žanri mäng see on, mis selle mängu eesmärk on, kuidas seda mängu mängitakse, siis see on juba tegelikult päris suur asi. Te saate uurida neilt, kas mäng on uus või on see juba pikemat aega väljas olnud, et vaadata, kas lapsed jahivad kõige uuemaid, lahedamaid mänge või on nad proovima nii-öelda vanemat mängukultuuri. muidugi Minecraft ja Roblox ja Fortnite populaarsed mängud on juba päris pikalt väljas olnud, et tihtipeale nüüdseks on juba tsementeerinud sellised populaarsemad mängud, mis on juba päris vanad laste seas. siis hea küsimus on, kust laps selle mängu avastas. siin puhul nad võivad öelda, kas nad siis oskavad ise otsida kuskilt mänge, kas nad on piisavalt nutikad, et ise nii-öelda sirvi otsida nii-öelda enda jaoks kohustuslikku kirjandust või meelepärast kohustuslikku mängundust siis või meelepäraseid mänge. või on nad pigem nii-öelda lähevad vooluga kaasa, kas sõbrad mängivad mingeid mänge, siis nad tahavad sõpradega koos mängida. kui me räägime veebimängudest, siis enamjaolt pigem minnakse kaasa sõpradega. kõige uuemad ja lahedamad mängud, eks need mängud tulevad ja vahetavad välja ka, eriti Robloksi näitel, seal on ju mustmiljon neid mänge, nad võivad neid mänge vahetada ka ühe mängusessiooni jooksul mitu korda. minu üks lemmikküsimus on, kas mängija täidab mängus mingit rolli. see rolli täitmine on hästi tähtis näiteks tiimimängudes või siis rollimängudes. sest et tihti me ei taju seda, aga mängud võivad olla, just veebimängud, online-mängud võivad olla ideaalsed kohad, kus laps saab harjutada mingeid sotsiaalseid rolle või ka sportlikke rolle. kas nad on pigem kaitsvad inimesed, kas nad toetavad teisi mingisuguses toetavas rollis või neile meeldib olla see, kes läheb esimesena rindele ja saab kõikidest kollidest või teistest jagu.
et see enese rolli kirjeldamine aitab võib-olla ka vanemal paremini mõista, millised sotsiaalsed nii-öelda nagu hüved mängudel on. Äh, Küsimus, kuidas laps mängus oma oskusi parandab. näiteks, kas nad peavad selleks mänguks, oskuseks treenima. siin on see küsimus, kas nad ka kiiresti annavad alla või mitte, et kas nad üldse tahavad harjutada selle mängu jaoks ennast või nad lihtsalt mängivad seda, mida sõbrad mängivad. ehk siis see oskuste parandamine näitab ka seda nii-öelda arendavat aspekti mängudel, et ja visadust või vastupanu, kas neil on jaksu keskenduda ühele mängule ja katsumusele ja neist üle saada. siis kui pikalt mängu mänginud. see võib näidata ka seda, siis kokku minna sellega, kas mäng on äsja ilmunud või on see juba pikemalt väljas olnud, ehk siis kas nad püsivad ühe mängu peal, kas neil on mingi üks lembemäng, üks stiil või žanr, mida nad mängivad. selle pealt on tegelikult päris hea teha juba ka nii-öelda häid üleminekuid, leida võib-olla lauamänge või muid asju, mida ta saaks perega koos teha, kui tal on just probleem selles, et te tahaksite rohkem, et laps veedaks nutivälist aega. siis kui nad mängivad just mingisuguseid spetsiifilisi mänge, siis äkki on võimalik leida lauamänge või mingeid väliseid tegevusi, mis lapsele meeldiks ka teiega koos teha. ja siis muidugi, kas lapsel on lemmiksaavutus, mida jagada mängudes. sest et tihtipeale mängudes me ikkagi üritame mingeid saavutusi saada, me üritame mingeid katsumusi ületada. ja väga palju on mängudes ka seda nii-öelda sest et mängus endas oleks mingi lugu või narratiiv, mida mängija mängib, vaid tihti ka see, et te tiimiga tegite midagi eriti lahedat või midagi hästi rasket. või siis ta on üle pika aja harjutanud ja on saavutanud lõpuks midagi, millega ta ei saanud varem hakkama. ja kui küsida siukseid asju, siis see näitab võib-olla teie poolt ka seda huvi, et te teie laste edusammud mängudes ja võib-olla kui nad seda teiega jagavad, siis võib-olla nad hoiavad teid kursis ka sellega, mis nad hiljem tahaksid teha. nii, mul ütles praegu, et mu internetiühendus on ebastabiilne, ma loodan, et mind on hästi kuulda. ja kui vaja, siis saab alati korrata veel midagi. tooks ühe vahepõike siia veel just veebimängude osas. et ma arvan, et päris paljud vanemad ja võib-olla ka päris paljud inimesed ei taju seda, et online mängud on suhteliselt suuresti sotsiaalmeedia. ja minu arust seda toon väga hästi toob välja Ofcom raport ehk siis Ühendkuningriikides nad teevad iga-aastaselt raportit, mul praegu on 2018. aasta andmeid. vaatasin ka uuemaid andmeid, need jäid suhteliselt samaks. et põhimõtteliselt laste jaoks pole mängud sotsiaalmeediast erinevad. Nende jaoks suuresti mängud ongi sotsiaalmeediaks, sest nad saavad omavahel harjutada mingeid rolle, omavahelisi suhteid, saavad võistluslikkust harjutada. ja siin on see hästi huvitav, see raporti tulem, et 2018. aastal ainult 1% Suurbritannia 3–4-aastastest lastest omab sotsiaalmeediakontot nagu Facebook või TikTok või muud. ja see on loogiline, juba 1% tundub tegelikult liiga palju 3–4-aastaste laste jaoks. aga 37% ehk siis kolmandik neist on mänginud mõnda võrgusisest videomängu. see küll ei tähenda seda, et lapsed oleks juhuslikult mänginud läbi võrgu võõrastega või teiste inimestega. aga see näitab seda, et kolmandikul lastel selles vanuses Suurbritannias oli ligipääs võrgumängudele, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et neil ligipääs kas tuttavatele või võõrastele inimestele läbi online sotsiaalmeedia ja ma arvan, et me peaksime sellest olema rohkem teadlikud. ja me peaksime seda rohkem kohtlema kui sotsiaalmeediat ja selleks natuke ette valmistama võib-olla. nii ennast kui ka võib-olla lapsi. ja see sotsiaalmeedia ei pruugi olla nagu halb asi. eks ma tooksin näite enda lapsepõlvest. ma sain endale interneti vist 11. sünnipäevaks. ja ma olin jube rahul sellega, enne seda ma olin mänginud vanemate juures tööl internetimänge, sest seal oli internet olemas. aga mulle tohutult meeldis internet, sest esiteks mul puudus koolis suurem seltskond, ma olin alati ma läksin aasta noorem kooli, ehk siis ma olin teistest aasta noorem, ma olin sihuke kleenukesem, mul ei olnud võib-olla nii paljude inimestega suhelda. aga ma olen hästi suhtlusaldis inimene. ja kus ma seda suhtlust sain siis harjutada, olidki online mängud, näiteks RuneScape või teised online mängud, kus ma leidsin, et mind ei kohelda kui seda aasta nooremat kleenukest poissi, vaid inimesed kohtlevad mind kui teist normaalset keskmist inimest. ehk siis mul ei olnud neid nagu, nad ei näinud minu puhul seda, mis
minu võib-olla lähikondsed eakaaslased arvasid, et on nagu nõrkused, vaid nad suhtlesid minuga nagu päris inimesega. ja see oli minu jaoks hästi suur nii-öelda hüppelaud sotsiaaloskuste harjutamiseks. ja see anonüümsus oli just selles mõttes hea. ja minu arvates see on päris suhtlus ja ma näen päris palju, et on seda hoiakut, et kui lapsed on nutiseaduse arvutis, siis nad ei räägi kellegagi, nad ei suhtle kellegagi, nad peaksid minema õue ja suhtlema päris inimestega. aga noh, tahes-tahtmata nüüd muidugi sotsiaalmeedia, päris sotsiaalmeedia on ka nagu suuresti sisse tulnud siia, et noh, mina ei saanud oma suurt kogukat arvutit omaga õue kaasa võtta, aga tänapäeval saab ka telefoni taskusse panna, ikka saad kõigiga kontaktis olla, et see võib-olla on natukene jah, rohkem sihuke ohumärk. aga ma näen ka, et nende puhul, nende laste puhul, kes ei saa võib-olla harjutada või pidada häid sotsiaalsuhteid oma eakaaslastega, siis või kes tunnevad, et neil on mingi hobi näiteks või huvi, mis ei leia kajastust näiteks nende lähikondlaste seas, siis internet on tegelikult tohutu ressurss selliste huvide ja, ja, ja oma endale nii-öelda sotsiaalsete kaaslaste leidmisel. et minu jaoks on see päris suhtlus, ma olen üritanud ka seda nii-öelda nõustamisel välja tuua. et kui sa lükkad lapse uksest välja, et siis mingil määral sa võid ka neid tegelikult sotsiaalkeskkonnast eraldada ja isoleerida, et seda peaks tegema. noh, ma ei tohi öelda, et peab tegema, aga ma ütlengi, et kui nagu niimoodi öelda seda, üritada seda vähendada, seda aega või siis küsida ka neilt kindlasti, et millal need näiteks need sotsiaalsed suhted on avalikud või millal need inimesed on nendel online, millal nad saaksid rääkida, millal nad saaksid rohkem keskenduda teistele kodustele asjadele. et siin see küsimus on, millal on õige alustada sotsiaalmeediaga, kui palju sekkuda jääb ja ma arvan, iga vanema enda teha. minu jaoks on piisav see, et inimestel on teadlikkus. ja siis ma olen toonud siin välja ka sotsialiseerumisega rohkem seotud küsimused. siin on siis head küsimused selle nii-öelda arusaamiseks selleks, millised nende seda on, kui neil on üldse neid online'is ja kas need on tervislikud. et esimene küsimus, noh muidugi siin me räägime veebimängudest, muidugi võite ka küsida, kas nad mängivad online või offline mänge. et teada saada üldse, millised nende huvid on, kas nad pigem mängivad omapäid või neile meeldib sotsialiseeruda. kui neile meeldib sotsialiseeruda, mängivad online mänge, siis kas nad mängivad seda koos sõpradega, on neil mingisugused koolisõbrad, on neil mingisugused sugulased, lähisõbrad või mängivad neid täiesti võõraste inimestega, nagu mina pidin seda tegema omal ajal, sest et ma ei leidnud endale huvikaaslasi, siis ma leidsin endale inglise keele abil teised inimesed internetist. hea küsimus alati on see, et eriti väiksematele lastele, et kas nad saavad juba mängus suhelda teiste mängijatega. ehk siis kindlasti on palju mänge, kus sa saad mängida ka teiste inimestega, aga sa ei saa kirjutada neile midagi. minu teada Robloxis on ka spetsiifiline valdkond nendele mängudele, kus sa mängidki teiste inimestega koos, aga sa ei saa nendega suhelda, sa ei saa kirjutada neile. ja muidugi hea küsimus, kuidas nad mängus teistega suhtlevad, ehk siis ongi see, et kas nad kirjutavad neile, kas nad suhtlevad läbi mikrofoni, läbi teksti, võib-olla on mängudes mingid žestid ja miimikad. ma tean, et Nintendo mängudes Nintendo on sihuke rohkem traditsionaalne firma, nad tahavad sihuke kogu pere firma olla ja nad väga ei fänn, kui inimesed saavad mängudes rääkida kas hääle või tekstiga, nii et neil on tihtipeale siuksed stampväljendid nagu aitäh või vaata siia või palun või siis mingid žestid, kus sa saad öelda, et näe seal. see on ka üks moodus, kuidas nii-öelda mitigeerida ja leida lastele sobivamaid online mänge. ja hästi suure tähtsusega on küsida, kas see suhtlus, mis neil online'is on toetav. sest et no laste seas ma ei tea, kui palju on, aga teismeliste seas sihuke togav suhtlemine on hästi-hästi tavaline, ma saan aru. ja päris palju võib esineda ka netis kiusamist ja sihukest toksilist suhtlust. et see on üks koht, kus kindlasti nagu lasta kas ise analüüsida või lasta lapsel nagu mõtestada, et kas need inimesed, kellega need internetis suhtlevad, üldse toetavad neid, kohtlevad neid nagu võrdväärsetena või on see pigem niisugune ebavõrdne suhtlus. ja sellisel juhul oleks siis ka hea mõte vaadata, et äkki nad leiavad endale teised keskkonnad, kus suhelda, võib-olla leiab tervislikumad suhted. selle tajuvad vanemad ise ära, aga kas vestluskeel on inglise või eesti keel.
tihti seda enamjaolt kuuldakse mikrofoni kaudu, kas räägitakse inglise või eesti keeles. Mängukultuur on ingliskeelne ja kõik see väljendused ka ingliskeelsed. aga äkki te küsite, et kas nad tahaksid äkki eesti keeles rääkida, kas nad sooviksid, et neil oleks sõpru, eesti keelt kõnelevaid sõpru, kes samas mänge mängivad, kellega koos mängida. sest et võib-olla see inglise keeles kõnelemine või kõik see võõrad inimesed ongi see, et noh, need on lihtsalt inimesed on sunnitud seda tegema, aga äkki laps ise sooviks rohkem leida ka päris sõpru, kellega koos mängida, kellega saaks ka nagu päriselt kokku. ja muidugi inglise keelega seoses hästi tähtis piiride seadmiseks on uurida, kas need inimesed, kellega nad mängivad, on sarnases ajavööndis. kohtan seda muret lapsevanemate poolt, et laps on poole ööni arvutis ja mängib teiste inimestega ja siin võibki rolli mängida see, et lapsed on leidnud endale lihtsalt mängugrupi, kus üks inimene on Ameerikas, teine inimene elab kuskil Aasias näiteks, tema elab siin Eestis ja siis neil ongi lihtsalt praktiliselt võimatu leida pärast kooli või tööd, kus nad mängivad inimestega, välja arvatud kell 10 õhtul kuni kell 4 hommikul, et see on ka kindlasti üks asi, millega arvestada või küsida ka ja uurida, et kui on, et tõesti need inimesed on teistes ajavööndites, et äkki vanemad oskavad suunata, aidata leida mõnisugune ajavöönd või nagu aeg, mis on sobivam selleks mänguks, et äkki siin on ka võimalik kokkuleppeid teha. ja siis, kuna mängudega esinevad ka kogukonnad tihtipeale, ega inimesed ei mängi lihtsalt veebimänge suvaliste inimeste ja võõrastega, vaid tihtipeale ikkagi see on väga sotsiaalne tegevus, nagu ma ütlesin, mängud on suuresti sotsiaalmeedia. Nende ümber tekivad kogukonnad, nende sees tekivad kogukonnad ja need tasuvad ka nii-öelda uurimist. ja kõige kergem moodus, kuidas nii-öelda kogukonda tajuda, on, et kust laps leiab mängude kohta uut infot või kust ta üldse mänge leiab. siin puhul ongi see, et kas nad siis vaatavad Youtube'is näiteks videoid, kuidas mängijad mängivad või mingeid striimereid, kes striimivad või nii-öelda voogedastavad mänge. kas nad otsivad ise äkki nad jälgivad mingisuguseid mängumeediaväljaandeid. laste suhtes ma pigem kahtlen, et nad loevad uudiseid, mänguuudiseid, aga võib-olla ka täitsa selliseid. et ongi, kas nad lähevad vooluga kaasa, järgivad lahedamaid trende või nad äkki leiavad ise mingeid asju, oskavad ise uudistada, otsida. hea küsimus on ka see, et kas neid näiteks huvitab mänguga seotud looming, sest et mängude ümber on võimalik luua ka kogukonda, mis on nii-öelda fännikogukonda, mis on keskendunud loomingule, näiteks kirjutada fanfiction'it ehk siis nii-öelda lugusid nendest mängudest või teha kunsti asju. et kunst ja looming on ka tihti üks sihuke väga hea tugev kogukonna siduja puhtalt sellepärast, et sa leiad teised inimesed, kellele meeldib ka see mäng või see mingisugune stiil ja siis te hakkate omavahel nagu sellest mängust rääkima, jagama ja sealt võivad tekkida ka nii-öelda võib-olla väärtuslikumad suhted. ja siis noh, küsidagi, et kui nad võtavad osa või kas nad leiavad, et kas neil ongi mingi kommuun või kogukond, näiteks Discordi server või teised kohad, kus nad siis ongi nagu suurema kogukonnaga koos, sest et see kogukonnatunne võib tihti olla päris väärtuslik. eriti tänapäeval, kus nagu internet võimaldab igal inimesel praktiliselt igasuguse huviga leida endale kogukonna, kui võib-olla seda nii-öelda nagu sinu konkreetne geograafiline asukoht lubab. et selles mõttes internet võib olla ohtlik, aga ta võib olla ka tohutult nii-öelda väärtuslik just endale toetava kogukonna leidmises. ja kui rääkida toetamisest, siis samamoodi kas suhtumine mängus on toetav, siis kas see kogukond ise on toetav. et kas need inimesed seal elavad üksteisele kaasa, jagavad oma mingeid murjamisi, arvamusi, huvituvad sellest, mis sul öelda on või on ta kiuslik. sest et siin on ka üks asi, et võib-olla tekitada turvaline tsoon sellega, et laps saaks ka rääkida, kui neil seal kogukonnas ei lähe hästi, kui seal puhkevad mingid tülid või draamad või kedagi hakatakse kiusama. et siis ma arvan, et see on lapse jaoks hästi suur väärtus, kui sihukese asjaga rääkida just lapsevanemaga. ja viimaks äkki siis nii-öelda võib-olla mängudele alternatiivi otsimist ja võite lapsega koos uurida, kas mänguga seoses toimub lähiajal mingeid üritusi, milleks lapsed tahaksid osa võtta, kas on äkki mingid mänguekspod või siis mingisugused turneed, kui nad mängivad võistluslikke mänge, et kas neil on põhimõtteliselt ka mängu väljaspoolt mingisugune kogukond, kus nad saaksid füüsiliselt osa võtta ja füüsiliselt osaleda, et see võib vanemate jaoks olla
oluliselt väärtuslikum kui see, et nad on kogu aeg internetis ja räägivad inimestega ainult läbi teksti või mikrofoni. nii, ja siis veel aja planeerimine ja kokkuvõtted, kokkulepped on ka üks küsimus, millega väga palju pöördutakse minu poole, millega ma olen ise ka pidanud päris palju silmitsi seisma. et nutimängud, veebimängud, need kõik röövivad paratamatult palju tähelepanu ja ajataju, et noh, seda sotsiaalmeedia teeb ka, meil on scroll imine, muud asjad. aga mängud on ka samamoodi meie ajule ikkagi päris põnevad ja, ja võtavad tähelepanu nii hästi endale, et tihti on raske ajataju kaotada. minu jaoks on see eriti ohvalt, kui ma nende küsimusteni jõudsin ja tulin, siis ma avastasin, et ma pean ise 30-aastase täiskasvanuna ka pidevalt analüüsima, et iga uus mäng, mille ma ette võtan, kui ma mängin seda, siis ma tunnen, et ma pean vaatama, kuidas see mäng mind mõjutab. Neid mänge ma üritan või siukseid online rollimänge ma üritan vähem mängida, sellepärast et mulle meeldivad seal, kui sul on võimalik kuu aja jooksul seal mingisugune endale teha spreadsheet või mingisugune asi, kus sa saad hakata asju koguma niimoodi, et sa saad kuu aja pärast mingi suurema asja. siis majule sihuke nokitsemine ja nagu pikaaegsed eesmärgid väga meeldivad ja siis mingist hetkest see võib märkamatult üle minna minu aju jaoks tööks, et ma tunnen, et okei, kui ma täna seda asja ei saa ära tehtud, siis ma ei saa nädala aja pärast seda teist asja. ja siis see, nagu ma näen ka, et ma siis ei saa nagu naudingut sellest mängust enam, pigem frustreerivaks. ja ma mõtlen, et kui ka mul täiskasvanul on tõenäoliselt raske ennast analüüsida, siis kindlasti vajab iga nutiseadme kasutaja mingisugust tuge või ka väljaspoolset analüüsivat toetajat, kes suudab nagu aidata võib-olla kella märgata, kokkulepet teha, piire seada, sest et lastel on seda üksi väga raske teha. ja võib-olla oleks ka lapsevanematel võib-olla ebaaus eeldada, et lapsed üksi seda kõike navigeerivad ja oskavad ise teha. kuigi lapsed tihtipeale suudavad väga palju asju ise nutimaailmas ära välja mõtelda. ja ma arvan, et tegelikult kõigil mängijatel, nii täiskasvanutel kui lastel võiks olla teadlikum kontroll oma ajakasutuse üle, kui nad kasutavad nutiseadmeid, et selles mõttes see on kindlasti väärt eneseanalüüsi kõigile. saab kasutada ju äppe, mis piiravad mängude ajakasutust, vanemliku järelevalve seadmed aitavad kontrollida ja seada äratuskella, alarme, kõiki asju. ja noh, muidugi jälgida ka seda, kui pikad mängusessioonid on. et siit puhult tulevad siis edasi küsimused. esiteks mänguharjumusega seotud küsimused. millal nad mängivad oma lemmikmängu ja kui tihti. see küsimus võib olla päris raske lapsele või ka vanemale aru saada, sest et kui me räägime Robloxist näiteks, küsime, et kui palju laps mängib Robloxis ühte mängu, siis ta ei pruugi tegelikult ühte konkreetset mängu Robloxi all väga pikalt mängida. võib-olla mängib sõprus 15 minutit ühte mängu, siis nad jooksevad sujuvalt üle juba teise mängu peale, siis teevad 20 minutit seda ja siis kolmanda mängu peale. et nii-öelda mänguplatvormid on piisavalt suured, et seal sa saad nagu ühest mängust teise hüpata väga hästi. aga selle küsimuse puhul näiteks siit lisaks, kas nende mänguaeg varieerub teiste tegevustega. et see on hea analüüsi koht ka selleks, et ma kohtan päris palju sellist arvamust, et kui inimene võtab kätte nutiseadme, siis ta teeb seal ühte asja, ta on kogu aeg nutiseadmes ja teeb ühte asja. ehk siis ta terve õhtu mängib oma mängu. aga võib-olla, et tegelikult ütleme, see 3 tundi, mis ta mängis mängu ainult tunnikese, ülejäänud sellest ta vaatas videoid, suhtles inimestega Discordis, scroll'is feed'i. et siis tegelikult ta ainult ei mängi, vaid ta teeb seal ka teisi asju. et see on hea analüüs sellest osast, et mõista ka seda võib-olla, et see ei ole nagu ainult üks asi, see üks nutiseadme kasutus on üks ja sama tegevus. et meil saab nutiseadmetes teha nii palju teha. ja puhtalt selle pealt, et kui vaadata, ka varieerub, et äkki näiteks, kui ta on mängu lõpetanud ja tahab Youtube'i videot vaadata, siis äkki ta teeks näiteks võib-olla kokkuleppena sirutuspausi. et siis ta saab ise ka ennast natukene liigutada, saab silmi puhata, siukseid asju. et igasugused siuksed varieeruvused ja asjad on head kohad ka kokkulepete tegemiseks, eriti sessioonide pikkusega. ja lähemegi edasi, kas mängus on kindlad tasemed, sessiooni pikkused või matšid?
see on minu lemmikõpete tegemise koht just klientidega enda elus ka. et tihti, kui sul on näiteks võistluslik mäng, siis üks matš kestab 15 minutit võib-olla Robloxis ja tihti kohatakse ka seda, et sa noh, et sa tuled ja ütled, et okei, meil oli vaja sööma tulla, õhtusöök algas, aga, aga sa ikka mängid veel ja siis kui lapsel on sel hetkel, ütleme, 15-minutine matš 7 minutiga poole peal ja keegi tuleb umbes analoogselt, et ütleme, et see laps mängib jalgpalli ja siis ema tuleb ja võtab ta keset jalgpallimängu, ütleb, et davai, et nüüd lähme sööma. sa jätad oma mängu pooleli, siis see võib ilmselgelt tekitada nii teistes mängijates kui mängijas endas ärritavust. aga ma olen leidnud, et üks moodus, kuidas sellest hoiduda, ongi uurida mängu enda kohta. et kui ta mängib mingit mängu, kus on näiteks levelid, mis kestavad, ütleme 10 minutit või näiteks matšid, mis kestavad 20 minutit ja just seda koos uuridagi, et kui kaua üks nii-öelda sihuke mängumatš või instants kestab, siis see on juba väga hea koht, kus teha kokkuleppeid selles mõttes, et näiteks ütleme, üks mängumatš kestab 30 minutit ja lapsele näiteks tund aega õhtusöögini ja sa tead, et ta võtab see 30 minutit, siis sa saadki öelda, et sa saad nüüd teha maksimaalselt 2 matši ja kui teil näiteks esimene matš läheb üle aja, siis äkki sa ei pane endale teist matši kirja või siis vähemalt ongi, et kui sa lõpetad näiteks 5 minutit enne seda õhtusöögitundi, et siis sa ei alusta uut mängu. sest et kui te juba siukseid kokkuleppeid oskate teha, siis see juba tegelikult hoiab ära seda, et tekib mingisugust sihukest nagu vastukõla rääkivust ja samamoodi ongi see, et kõikides mängudes ei saa sa mängu salvestada iga kell, ehk siis sa peadki leveli lõpuni tegema, et su progress jääks alles ja kui laps on seda lapsevanemaga koos läbi vaadanud, kui pikad need asjad on, siis on palju kergem juba selle ajaraami ümber teha ka mingisuguseid kokkuleppeid minu arvates. ja kindlasti siis aidata nagu kella jälgida. ehk siis jah, kas nad jälgivad mängimise ajal kella? see on minu jaoks olnud üks asi, mille ma harjutan endale sisse, ma olen enda päeva seadnud hästi rutiinseks täiskasvanuna, mul on see võimalus olemas et ma õhtuti teangi, et ma lähen täpselt õigel ajal magama ja siis ma tean selle ümbert arvestada, kui pikalt ma saan mingit mängu mängida, mida mitte. kas ma nüüd alustan uue matši või asjaga või siis mitte ja ma olen leidnud, et just see kella jälgimine on hästi hea. ja ma kujutan ette, et lastel see ei pruugi olla kerge asi, mida teha, et see võib olla ka see, et näiteks kui sättida alarm magama minekuks, et siis ongi see, et mitte ainult laps ei säti seda alarmi, millal ta mängu lõpetab või hakkab lõpetama, vaid näiteks lapsevanem võib proovida ka ise selle alarmi täpselt samal ajal panna. ja siis teil koos on alarm, et siis te saate koos sellele reageerida nii, et ta siis ei lükka seda alarmi edasi. ja võib-olla siis, kui sellega tekib sihuke harjumus, siis tekib ka parem ajataju, et see on üks minu lahendus aja jälgimisele. Äh, ja siis muidugi küsimus, kas lapsed tunnevad, et oskavad mängimise õigel ajal lõpetada, see näitakski ideaalselt seda, et kas nad ise saavad aru, milline mõju sellel mängul on nende enda tähelepanule. väga palju on ka siukseid mängu, mis on lõputud ja neid ongi raske lõpetada, et seda enam on tähtis, et iga natukese aja tagant jälgida või siis hoida kursis ennast sellega või siis ka võib-olla proovida aidata lapsel kursis hoida sellega, et mis kell on, et nad saaksidki hakkama. ja noh ma arvan, et see ei tule ka täiskasvanutele kõige loomulikumalt, aga võib-olla see võib olla hea ressurss, mille abil nii-öelda siis nii-öelda panna seda ajakasutust tajuma ja mõtlema. ja hea küsimus on ka see, et kui nad mängivad võistluslikke mänge niimoodi, siis et kas mäng vajab harjutamist. et mul on ka, olen ka kokku puutunud lastega, nii-öelda professionaalsel tasemel mängu mängida, mis tähendab seda, et sõpradega päriselt nad mängivad, ütleme kell 7 õhtul seda ja enne seda nad 2 tundi harjutavad selle mängu mängimist selleks, et paremaks saada. ja kõik sellised harjutamised ja päriselt mängimised ja kõik siuksed asjad, et see on ka see, et näha, kas neil ongi mingi spetsiifiline ajakava juba endale seatud. just nende võib-olla selle ümber, kas neil sõbrad tulevad online või mitte, et ma arvan, et aja planeerimisega on tegelikult hästi palju asju, mida saab loominguliselt niimoodi vaikselt nokitseda, aga eks see on iga inimese, see on see nii-öelda eri case. iga juhtum on eriline ja eks kõik mängud ei ole siuksed, kus sa saad kindlaid matše või sessioone seotida ja vahepeal hüpataksegi ühest mängust teise 30 minuti jooksul, et eks see kõik nõuab selles mõttes läbi arutamist. nii,
ja minna siis mänguharjumustega seotud küsimustele edasi. Äh, siin on nüüd aja planeerimine pikemas perspektiivis, kokkulepete tegemine siis ka, ehk siis üks asi on teha kokkulepped, et mina tahan, et sa ei mängiks nii palju, teine asi on ka see, et selle arvelt, kui sa täna nii palju ei mängi, siis mis laps ise saab, et kindlasti tasuks last võib-olla võrdsena kohelda selles osas, selles mõttes, et küsida ka, mida laps ise tahaks ja äkki selle põhjal on võimalik teha mingeid kokkuleppeid, sest et lapsed kindlasti ei tunne, et see on aus, kui nende arvamustega ei arvestata, eks see on ka muidugi iga inimese enda teha. Äh, aga jah, see on ka nii-öelda varieeruv. Üks hea moodus, kuidas tunda rohkem huvi mängu enda kohta, aga näha ka võib-olla tunda huvi mängijate enda saavutuste kohta, on küsida, kas neil on järgmisteks päevadeks või nädalaks mängus mingid plaanid või ehk siis see näitab ka seda, kas see mäng on arendav näiteks selles mõttes, et äkki nad tahavad mingit konkreetset asja saada mängus, no, mille saamine nõuab natuke aega, äkki neil on mingid konkreetsed turniirid, mida nad tahavad sõpradega koos teha, harjutada. et see on päris hea küsimus ka, kuidas otsida kontakti sellises osas. ja näiteks, kui neil on mingid eesmärgid, siis veel nii-öelda ajatajumise osas, kui neil on, kui nad tahaksid midagi teha, saavutada, siis mis nad arvavad, kui kaua neil läheks, et siukseid asju saavutada. et kas nad ise ka tajuvad seda, kui palju mingisugune mäng nõuab mängutunde, harjutamist või ka mingisugust nagu progressi. ja muidugi siis huvi näitamiseks saab alati küsida, et kui neil ongi need saavutused ja asjad, et siis kas neid teeks õnnelikuks, kui nad saaksid neid saavutusi ka teiega jagada. ehk te saaksite ka kaasa elada. võib-olla see loob siukse võib-olla natukene mõistvama suhtumise ka selles osas, mida laps teeb mängudes ja näitab neile, et te olete ka, proovite vähemalt olla huvitatud, sest ma tean, kui tüütu see võib olla, kui no mina olin kindlasti üks sihuke laps oma vanematele tõenäoliselt, kes läks ja rääkis mingist täiesti arusaamatust asjast, mis ta kõik mängudes kokku sai ja lihtsalt ei, noh, ütleme nagu mul vanemad ütlesidki, et 4 tundi oli Saaremaale sõitu Tallinnast ja terve selle tee ma rääkisin oma mängudest ja seal, kus pidi olema punkt, on hea, et see ei pruugi just kõige kergem olla. aga võib-olla kellelegi aitab. ja siis viimane küsimus, kas nad on hea meelega nõus ohverdama mänguaega perekonna jaoks? see siis näitab ka seda, et kui tähtsal kohal mängud ja kõik see nende jaoks on versus siis perekondlikud asjad. ja kui nad tunnevad, et nad ikkagi meeldivad, äkki on võimalik mingeid kokkuleppeid teha, et näiteks kui ta vähendab selle võrra või midagi, äkki saab siis koos midagi lahedat teha, näiteks veekeskuses käia või kinos käia või midagi muud. et kahjuks kokkulepped nõuavad ka vaeva vanemate poolt. ma olen aru saanud, et see on tihti vanematel ka tööd ja kõik käed ja jalad täis, siis on ka see, et lastel on piisavalt aega, et üritada nihkuda kõikidest kokkulepetest ja asjadest eemale, aga siis sa pead kogu aeg motiveerima neid erinevate asjadega. et see kindlasti on omamoodi tüütu. ja lähme ruttu siis ka vägivaldsuse juurde. see on natuke vastu. ja siis jõuame ka sealt emotsioonide juurde. et ma tõin siit kaks asja, üks on 2019 aasta Oxfordi internetiinstituudis, Oxfordi ülikooli internetiuuringute instituudis tehtud uuring, mis uuris siis nii-öelda vägivaldsete videomängude ja vägivalla enda korrelatsiooni ja nad leidsid, et pelk kokkupuude vägivaldsete virtuaaltegevustega mängude kontekstis ei ole iseenesest piisav, et põhjustada märkimisväärseid muutusi noorukite agressiivsuses. ehk siis korrelatsiooni olulist ei olnud nende arvates. aga see ei tähenda, et mõned mängumehaanikad või olukorrad, tundeid või reaktsioone nagu ebakompetentsus, sõimamine või võistluslikkus. ehk siis seal see idee oli selles, et mängud ise ei vägivaldsus mängudes ei või otseselt põhjustada vägivaldsust inimestes.
sul on Ameerika Psühholoogide Assotsiatsioon, kes tegi 2015. aasta raporti, mis ütles, et nad leidsid korrelatsiooni, aga 2019. aasta pidid tegema paranduse, sest et seadusandlus ja inimesed ütlesid, et selle raporti tõttu kindlasti vägivaldsed videomängud põhjustavad siis ka vägivaldseid tegevusi nagu massipilastumine, tulistamise, üksteist asju, vägivaldsed mängud otseselt korrelatsioonis ei tekita. kuigi leidub väike, aga kindel seos videomängude ja agressiivsete ilmingute vahel, näiteks karjumine ja tõuklemine. siiski ei saa neid tulemusi laiendada tõsisematele vägivallailmingutele. ja tihti ongi see küsimus selle ärrituse kohta, sest et muutuvad vahepeal natukene ärrituvamaks ja vägivaldsemaks. et mis see ikka saab olla, kui mitte see nii-öelda vägivaldne sisu seal. aga noh, siin on paljusid põhjuseid. esiteks, neil ei pruugi mängudes minna hästi. või siis, nagu me eelnevalt ütlesime, kehva aja planeerimine ei võimalda neil sobival ajal mängu lõpetada, ehk siis ongi see, et nad on pannud endale pooletunnise mängumatši ja siis 10 minuti peal tuleb keegi, et ütleb, et nüüd peab arvuti kinni panema, siis tõenäoliselt see nii-öelda tunne, et nad ei saa osa võtta lõpetada seda ära, võib tekitada ärrituvust. ja noh, samamoodi alati ei ole mängudes võimalik kogu aeg progressi salvestada ega matši pooleli jätta. ja teist küljest mängukeskkond võib olla ka hästi kiuslik ja toksiline, ehk siis inimesed võivad neid sõimata, nende mängutulemusi, mis võib ka sihukest nagu trotsi, et see kõik tasub, nõuab vaatamist. ja siit tulevad siis ka tunnetega seotud küsimused, mis aitavad võib-olla rohkem analüüsida seda, milliseid tundeid mängud ise tekitavad. ehk siis, kas lapsed tajuvad, kuidas mängud mõjutavad nende tundeid? Lühemalt, miks neile meeldib mängida, mis neile tekitavad häid emotsioone mängudes või siis, mis neid mängudes närvi ajab. võib-olla selliste küsimuste abil saab laps võib-olla ise natukene mõtestada ja näha seda, et kui nad lähevad mingisuguse konkreetse asja peale närvi, et siis võib-olla neil on mõistlikum teise mängu juurde edasi minna, võib-olla on mõistlik paus teha. ehk siis, kas laps tajub, millal tal saab mängust küllalt ja küllalt ma mõtlen seda, kus nad tajuvad. Mõtlen järgmise küsimuse siia otsa, et kas nad mänguaega seada nii, et nad saavad sellest maksimumi. ja see tähendab seda, et tihtipeale mul endal ka mängudes võib juhtuda seda, et ma olen mängu pikalt mänginud ja võib-olla ma ei saa mängus saavutada nii kiiresti mingit asja, kui ma olin selleks päevaks planeerinud või tahtnud. ja siis ma tunnen, et ma puhtast trotsist pean veel võib-olla 20 minutit juurde sinna pingutama, et see ära teha. ja see läheb unetundidele sisse ja ma pärast tunnen, et see ei ole enam see, mida ma tegelikult mängus tahtsin. see ei ole nagu see emotsioon või see tahe, et ma oleksin täiesti vabalt võinud selle järgmisele päevale planeerida. teine asi on ka see, kui nad mängivad matše ja neil ei lähe hästi mitu korda järjest mängus, et siis kas tõesti mul on mõistlik alustada uut matši, kui ma olen juba vihane, sest et see tõenäoliselt kindlasti ei arenda sportmehelikkust ega edenda minu tulemusi, et võib-olla on mõistlik korraks teha väike hingetõmbepaus. äkki mängida midagi rahulikumat, võib-olla vaadata midagi muud, võib-olla jalutada. ehk siis järgmine küsimus, kas nad naudivad mängu ka siis, kui neil ei lähe seal hästi? see on minu arust ka tegelikult hästi hea vastupidavuse näitamise vorm. ehk kas lapsed suudavad nii-öelda tulla katsumustega toime, ehk siis kui neil ei lähe hästi, siis mingil määral ühest küljest nad võiksid teha pausist, teisest küljest samas ka kas neil on piisavalt visadust, et minna ja see asi ikkagi ära teha. mingil määral niisugune trots võib ka näidata seda, et nad tulevad katsumustega päris hästi toime, sest et nad ei lase igal nii-öelda nagu halvasti minekul ennast ja suudavad ikkagi nautida seda protsessi ja eneseparandust või nende katsumuste ületamist. muidugi, kas mängijad kohtlevad teisi mängijaid austusega, kas teised kohtlevad neid austusega? see sportmehelikkus on kindlasti hea asi, mida rääkida, eriti kui on tegemist sportliku sisu mängudega, kus on matšid ja võistkonnad, et hästi kerge on mängudes tekkima sihuke toksiline kultuur, kus sõimatakse teisi, kui neil ei lähe, kui sa nii-öelda, kui nad ei mängi hästi, kas oma tiimikaaslasi või teisi. et tegelikult see on võib-olla ka üks hea sihukene nii-öelda kasvatuskoht selles mõttes, et äkki see laps ja sinu eeskuju suudavad olla ka musternäiteks sellega, et pigem kiidate vastasmängijaid, kui nad mängisid, kui neil ei läinud hästi, aga nad ikkagi püsisid mängus sees ja niimoodi.
ja noh, aitab ka soodustada tervislikumaid suhteid teiste mängijate vastu. Samas, mida nad teevad, kui nad jäävad mängudes jänni, seda ma nüüd siin korra enne selle nii-öelda mitte hästi minemise juures tõin välja. ehk siis see on üks nii-öelda emotsionaalne koht, kus ongi seda vastupidavuse treeningut vaadata, et kas nad iga sihukese nii-öelda suurema ploki ees annavad alla ja lähevad järgmise mängu peale või neil on seda visadust, et ikkagi proovida ja katsetada seni, kuni nad saavad sellest üle. sest tihtipeale see nii-öelda katsumuste ületamine ongi see, mis tekitab hästi suure sihukese nagu võidutunde mängudes, mis on ka see, mis inimestele meeldib. et rasked mängud on ka üpriski populaarsed. ja siis muidugi, millise saavutuse üle on nad oma mängudes kõige uhkemad, see on ka sihuke positiivsusele spinn, et keskenduda nii-öelda nendele saavutustele, katsumustele ja näha, kas, mis seda tegi, mis selleni viis, äkki on võimalik siukseid positiivseid elamusi veel teha ja vaadata ka seda, et siis sellega üle piiri ei minda. nii, nüüd ongi lõpetuseks, mul on paar minutit aega. Need on tänased küsimused, meil kindlasti tuleb, ma saan aru, veel seminari, sest et meil oli siin ka rahatarkuste teema, mille me pidime praegu välja lõikama, aga tuleb tõenäoliselt uuesti ette võtta, sest et see on ka üks väga kasulik teema. panime siia siis need küsimused suuresti kirja ka rohkemate küsimustega koos meedia.ut.ee /kaldkriips veebimängudolidest, kus ma sain tohutult suure artikli kokku pandud eile ja Inger tegi nii ilusa ja vahva veebilehe mulle. suur tänu sulle selle eest, et sealt saab nende küsimustega vähemalt tutvuda, kus on ka antud nii-öelda selle küsimuste sisu samamoodi enam-vähem, nagu ma seda praegu seletasin. siis minu jaoks on väga lahedaks ressursiks targaltinternetis.ee. seal võiks olla rohkem minu arvates sisu ka veebimängude kohta, aga minu arust on tohutult hea ressurss. siis lasteaeg.ee jäi siin sisse, seda vist tegi Inger, Inger saab seda kommenteerida. aga ka tooks välja 15410.ee, mis on hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus, see kõlab väga hirmsalt, aga videomängud tihti ei ole hasartmängurlusega otseses seoses, seal on kindlasti korrelatsioonikohti. aga ma saan aru, et HNK-s nad nõustavad ka inimesi nii-öelda digihäirete osas ehk siis sõltuvuskäitumine nutiseadmete või ka mängude osas. et kui on mure lapse pärast, siis kindlasti saab sinna pöörduda. samamoodi ma arvan, et minu juurde saab ka Melivas pöörduda, ma saan uudistada probleemi ja edasi suunata siis spetsialistide juurde ja mulle endale meeldib ka väga familygamingdatabase.com. see on siis Suurbritannia mänguajakirjaniku andmebaas, mida ta hakkas looma, kus nad teevad väga põhjaliku ülevaate praktiliselt kõikidest mängudest, mis tulevad välja, kus nad panevad PEGI reitingu, nad panevad sinna millistele lastele see sobilik on, milliseid oskuseid see mäng arendab, millised on seal ligipääsetavusseaded ja see on nagu päris hea ressurss, kuigi see on inglise keeles. aga ma saan aru, et väga paljudes veebibrauserites on võimalik tänapäeval ka ingliskeelne sisu lasta eesti keelde tõlkida enam-vähem talutavas formaadis. ja siis ma panen siia lõpetuseks veel tehisaru või TI viibad. Need on siis mida ma ise testisin chat-GPT-ga, mis on tegelikult päris head. ma leidsin, et chat-GPT on ülihea ressurss tegelikult mängumurede osas lahenduste leidmisele, sest et ta võtab sisu, mis on tegelikult ingliskeelne suures osas, aga ta tõlgib selle üpris viisakalt eesti keelde. kui te tahate teada, mis on mingi mängu PEGI reiting, te võite väga vabalt chat-GPT-lt küsida, ta võtab selle reitingu teile üles, ta võib ka kirjeldada, miks see mäng selle reitingu sai. Te võite küsida ka näiteks ümber teistpidi, kas mäng Minecraft on sobilik 5-aastasele ja siis nad ütlevad, mis selle mängu reiting on. ja nad võivad tuua välja sealt ka näiteks need asjad, et jah, 5-aastane võib-olla natukene noorem kui meil, kellele see mäng on soovitatud, aga see-eest võiks olla okei. ja siis on toodud ka asjad, millele pöörata. teine asi, vanemliku järelevalve seaded, neid võib olla päris keeruline sätestada. chat-GPT väga ilusti aitas mulle juhindada, kuidas Robloxis vanemliku järelevalve seadeid seadestada, uurisin ka, kuidas Xbox'is seda teha. väga viisakalt oli see eesti keelde tõlgitud. ja proovisin ka sihukest nii-öelda nagu teraapia küsimust, et mida teha, kui laps on liiga pikalt mängus ja üllatavalt asjalikud nõuanded olid.
et kindlasti ma olin ise üllatunud, kui pädev ressurss on tehisaru sellistele küsimustele, nii-öelda vanemate muredele lahenduse leidmise. aga kui on vaja nagu konkreetset, ma arvan, et see väärib ka loomist. Inger, kas sul on veel mingit sõnu öelda? minu poolt on praegu kõik, aitäh. Suur tänu sulle, Karl-Erik, see oli väga huvitav ja täna me tõesti tõmbame kohe nüüd otsad kokku. veel kord tuletame meelde, et meedia.ut.ee lehele oleme siis loonud tõesti sellise alamlehekülje, kus on kõik need küsimused ja veel lisaks päris palju huvitavat materjali. et minge vaatama. tänan veel kord, et te võtsite täna selle aja ja tulite kuulama ja kohtumiseni järgmistel kordadel.